Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastuaja 3. pühapäev. Sellel pühapäeval on omapärane nimi, ladina keeles kõlab see oculi, mu silmad. See nimi on pärit selle pühapäeva psalmist või algussalmidest, milles öeldakse, mu silmad on alati issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Ja teatud mõttes just sellest kõneleb ka tänane evangeelium. Me leiame selle Luuka evangeeliumi 11. peatükist ja see algab kirjeldusega sellest, kuidas Jeesus ajab ühest inimesest välja kurja vaimu. Võime öelda, et vabastab selle inimese kuradi püünistest, saatana võrgust. Kuna see evangeelium on päris pikk, siis ma ei loe seda ette tervenisti, loen ette vaid selle lõpuosa 2 tähendamissõna, mis Jeesus meie tänase evangeeliumi lõpuosas jutustab. Need on Luuka evangeeliumi 11. peatüki salmid 21–26 ja Jeesus ütleb siin nõnda. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Kes ei kogu minuga, see pillab. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi, hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimne lugu läheb halvemaks kui esimene. Need 2 tähendamissõna kõnelevad Jeesuse vastasseisust saatanaga, kuradiga, kurjade vaimudega ja selles esimeses tähendamissõnas nimetatud tugev vägimees, kes on hambuni relvastatud ja valvab oma elamut või oma kodu, see vägilane ongi saatan. See kuri kiusaja, hingevaenlane, kes ei taha mitte lihtsalt eksitada inimesi pattu tegema, vaid kelle suurimaks eesmärgiks on hoida inimesi oma vangistuses ning lahutada nad igaveseks Jumalast, kiskuda nad endaga kaasa igavesse hukatusse. Jeesus on aga see, kes on saatanast vägevam, see veelgi tugevam mees, kes on tulnud ning saatana ära võitnud. Aga siiski, kuigi me võime öelda, et jah, Jeesus on saatana oma kannatuse, risti surma ja ülestõusmise läbi juba ära võitnud, siiski on see lugu, see võrdpilt siin tähendamissõnas jätkuvalt üsna hoiatav ja lausa hirmuäratav. Eriti kui mõtleme sellele teisele tähendamissõnale, mille Jeesus kohe järgi jutustas ja mille juurde ma õige peaga tulen. See, et Jeesus kujutab saatanat nii-öelda maja omanikuna, pealegi hambuni relvastatud maja omanikuna, kes hoiab kõike endale kuuluvat kinni oma valduses pea vankumatu meelevallaga, see on hoiatav ja hirmuäratav, kuna selle taustaks on arusaam, et selle saatanale kuuluva või siis tema röövsaagi hulka kuulume ju ka meie kõik inimesed,
kes on sündinud siia maailma pärast patulangust, kes on saanud osa sellest esimeste inimeste patust, mida me nimetame ka päris patuks või päruspatuks, kelle loomus on nõrgestatud ja kalduv kurjale, nii et apostel Paulus peab õhkama või hädaldama lausa, et head, mida ma ei tee, head, mida ma tahan, ma ei tee ja kurja, mida ma ei taha, ma teen. Me kõik oleme see saatana röövsaak, mida ta hoiab kinni hambuni relvastatuna, hoiab rahus, nii nagu siin Jeesus ütleb, aga see rahu valitseb tema enda südames, see on pigem rahulolu selle üle, et ta saab nii palju hingi hukka saata. See ei ole mitte meie rahu. Meie oleme umbes samasuguses olukorras nagu see teises tähendamissõnas kirjeldatud kuri vaim, kes hulgub ringi siin ja seal ega leia kuskil asu. Meie sees on rahutus, meie sees on, võime öelda, tühi koht, kuni me ei leia rahu Jumalas. See, et inimkond on saatana meelevallas, on tema röövsaak, see on tõsiasi, mida ei ole vaja hakata kuidagi pikemalt tõestama. Me näeme ju seda, kui me ainult enda ümber ja ka enda sisse vaatame, kui palju on kurja ja ülekohut, mida on tehtud läbi aegade, võime öelda aegade algusest peale, mida tehakse, mis sünnib praegugi kõikjal meie ümber ning kahjuks ka meie sees. See tähendab, meiegi oleme kõik ühel või teisel viisil, suuremal või vähemal määral kaasosalised selles kurjuses ja ülekohtus, mis meie maailmas lokkab, mis meie maailma valitseb või mille kaudu seesama hingevaenlane, see kuri, vana kuri saatan kogu maailma, kogu inimkonda oma ahelates hoiab. Jah, ta on see vägev mees, ma ei räägi seda mitte selleks, et teda kuidagi ülendada või esile tõsta või ülistada, ma tõden lihtsalt fakti, et Jumala loodud vaimolendina ta ületab meid nii intellektuaalselt kui ka mitmesuguse muu väe või meelevalla poolest. Ja kui me peame seisma üksi temaga vastakuti, siis me jääme alla. Siis me oleme aheldatud, siis me oleme tema röövsaak. Ainus väljapääs sellest olukorrast on, me teame seda, Jeesuses Kristuses teostunud lunastus. Tema on see vägevam mees, see veelgi tugevam, kes on saatana selle vägeva ära võitnud, kes on temalt võtnud ära ta sõjavarustuse ning on võtnud ära ja jaganud laiali ka tema röövsaagi või sõjasaagi, see tähendab kinkinud tema poolt vangistatuile vabaduse. Jeesus on seda teinud ise meie asemele astudes. Ta on seda teinud oma püha süütu kannatamise, ristisurma ja ülestõusmisega. Jeesus on toonud meile pattude andeks andmise. Ta on saavutanud meile lepituse ja rahu Jumalaga. Aga mitte ainult seda, vaid oma armu väega jätkab ta meie uuendamise ja meie pühitsemise tööd. Et me, nagu ütleb apostel Paulus kirjas roomlastele 6. peatükis, ei orjaks enam pattu, vaid ega loovutaks oma ihuliikmeid, nagu Paulus ütleb, ülekohtu relviks patule, vaid loovutaksime end Jumalale. Loovutaksime end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks. See meie orjus saatana kütkeis on justkui surm, aga nüüd me oleme saanud surnuist elavaks. Ja et me annaksime oma ihuliikmed ja tegelikult kogu oma elu, nagu Paulus ütleb, õiguse relviks Jumalale. Et me ei orjaks enam pattu ega ülekohut, vaid et me annaksime ennast üle Jumalale.
annaksime ennast tema teenistusse. Vabadus, mille Kristus on meile kinkinud, ei tähenda ju mitte seda, et meil oleks voli teha mida iganes, mis iial pähe tuleb. Selliselt mõeldes ja tegutsedes me oleksime tegelikult endiselt saatana pettuses ja tema orjad. Sest see on ainult illusioon, et sa võid siin maailmas teha mida iganes ja vahet pole, et see ongi tõeline vabadus. Ei, meie tegudel on tagajärjed ja nende tagajärgedega on nii, et isegi kui me arvame, et me oleme ühte või teist asja tegema vabad, siis meie vabaduses ja meie võimuses ei ole nende tegude tagajärgi määrata. Kui sa kuskilt kõrgelt kohalt alla hüppad, sa võid öelda, et sa oled vaba seda tegema, aga sa ei ole vaba määrama seda, mis sinuga juhtub, kui sa sellelt kõrgelt kohalt alla hüppad. Niisiis, tõeline vabadus tähendab seda, et Jumal annab meile taevast tarkust ja armuväge teha õigeid ja häid valikuid ning annab meile rammu, nii tahet kui rammu ka nende õigete valikute järgi käia. Sest see on ju meie probleem, nii nagu ma ennist juba Paulusele viitasin, head, mida me tahame, me ei tee, aga kurja, mida me ei taha, me teeme. Tõeline vabadus on see, et me ei ole enam kurja ülekohtu selle kummalise sunni orjad selle ahelates, mis ei luba meil teha head, mida me tahame ja paneb meid tegema halba, mida me ei taha, vaid me tõepoolest oleme vabad seda tegema, vabad seda tahtma ja ka teostama seda, mis on hea ja õige. Ja just nimelt sellest kõnelebki Jeesus ju selles teises tähendamissõnas, mida me äsja kuulsime. Sellest inimesest, kelle seest läheb välja kuri vaim, aga kelle sisse see kuri vaim koos 7 endast kurjemaga tagasi pöördub, kui ta näeb, et see koda on küll tühi ja puhas ja ilusti ehitud, aga seal ei ole võtnud aset midagi või kedagi muud tema asemel. Jeesus ütleb, et üksnes inimese vabastamisest kurja meelevallast ei piisa. Kui Kristus on meid oma ristisurma läbi lunastanud, aga meie ütleme, et siis me võime ju elada edasi nii nagu enne, siis me oleme lasknud Kristusel ilmaasjata kannatada ja surra. Sest Jumal tahab, et kurja asemele astuks meie elus hea, et meid kurja asemel täidaks hea, et ülekohtu asemel valitseks meie elu õigus. Saatana ja kõigi tema kurjade vaimude asemel peab inimest täitma püha vaim, sest kui see nõnda ei sünni, siis saab, nagu Jeesus ütleb, inimese viimne lugu olema halvem, hullem kui esimene. Me peame saama tõeliseks Jumala püha vaimu templiks, Jumala eluasemeks. Me peame andma oma ihuliikmed õiguse relvadeks Jumalale. Me peame kutsuma teda jätkuvalt enda sisse, enda sees aset võtma ja toimima. See on tõsine asi. Väga suur oht on see, kui me kas lihtsalt ei hooli sellest, mida Jumal on meie heaks teinud ja mis peaks olema meie loomulik järeldus sellest, kas või tänuna Jumalale, armastusest rääkimata. Väga suur oht on aga ka see, kui me arvame, et meiega ongi juba kõik hästi, kui me muutume enesekindlaks, võib-olla koguni ülbeks, arvates, et jah, me olemegi nüüd juba pühaduses täiuslikud. Siis saab meie langemine olema suur. Ja me teame seda. Ma usun, me kõik oleme näinud väga kurvastama panevaid olukordi, kus inimene, kes arvab, et temaga on kõik hästi, et ta nüüd lõpuks ometi on näiteks saanud võitu mingist pahest, millega ta on lühemat või pikemat aega maadelnud,
see inimene langeb jälle ja tema langemine on enamasti sügavam ja rängem kui isegi see olukord, milles ta viibis enne. Viimne lugu saab olema pahem kui esimene. Seepärast me peame oskama ennast alati realistlikult hinnata. Me peame selles mõttes olema 2 jalaga maa peal. Mitte selles mõttes nagu mõned inimesed, kes ütlevad, et neil ei ole Jumalat tarvis, nemad seisavad 2 jalaga kindlalt maa peal. Need inimesed tegelikult elavad illusioonis. Vaid see meie realism peab olema selline, et me teame, kes oleme meie, kes on Jumal, kes ja kus oleme meie Jumala ees. Ja just selles mõttes me peame seisma 2 jalaga kindlalt maa peal, oskama ennast, oma elu, oma võimeid realistlikult hinnata. Me peame mõistma, et meie lunastus ja pühitsus ei ole mitte meie endi töö ega teene, vaid see on Jumala armu kingitus, mille me peame vastu võtma, millel me peame laskma enda sees tööd teha ning milles me peame kasvama. Ja see kõik peab olema teadlik ja tahtlik. Jah, Jumal teeb meie heaks palju rohkem, kui me iial palume ja küsime, kui me oskamegi paluda ja küsida ilma, et me paluksime ja küsiksime. Aga ometigi on tähtis see, et me avaksime ennast Jumalale ja et me ka ise tahaksime. Et me tahaksime lasta tal enda sees seda tööd teha, sest Jumal jällegi omalt poolt ei taha teha midagi vägisi, vaid ta vaatab meie kui oma armsate laste peale ja ta ootab, et me lõpuks ometi aru saaksime. Nii nagu me vanematena vaatame oma laste peale ja ootame, et nad saaksid aru, nad mõistaksid, mis on neile endale hea ja vajalik. Ja oleksid valmis seda vastu võtma, sest et see on parim viis selleks, et nende elus ja meie Jumala laste elus võiks midagi muutuda, et me võiksime tõeliselt kasvada. Me oleme kutsutud ju püüdlema täiuslikkuse poole. Jeesus ise ütleb seda, olge täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Aga me peame endale ka aru andma, et seda lõplikku täiuslikkust me siin maailmas kätte ei saa. Nii nagu apostel Paulus ütleb, ma ei arva, et ma oleksin selle juba kätte saanud, aga ma püüdlen selle poole, jättes kõik muu selja taha. Me peame selle poole püüdlema Jumala armu abiga ja tema püha vaimu väes. Ja see tähendab, et tema püha vaim peab elama meie sees. Me ei tohi anda enda sees asu kurjale vaimule ega sellele, kui nad tulevad lausa hulgakesi. Me oleme Kristuses kurja vaimu meelevalla alt vabastatud. Ta on meid, tema röövsaaki, talt ära võtnud. Ta on meile vabaduse kinkinud. Aga selles vabaduses käies me peame panema kogu oma lootuse Jumalale ja tema armule Jeesuses Kristuses. Usaldama ennast tema kätte, teades, et tema, kes on alati ustav, tema on see, kes aitab ka meil ustavaks jääda. Paljud ilmselt teavad seda pühakirja sõna, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Aga ka see meie ustavaks jäämine ei ole mitte meie töö ega teene, vaid ka sellest tuleb tema meile appi, sest tema on ustav ja ta ei saa ennast salata ja tema olemus on ju armastus. See tähendab, et ta tahab oma armastust meile kinkida jätkuvalt. Ta tahab oma armastuse püha vaimu meie sisse valada. Ta tahab ise selles armastuses meie sees elada. Selleks, et me tõesti oleksime vabad. Selleks, et me tõesti võiksime kasvada õiguses ja headuses, tões ja pühaduses. Selleks, et me võiksime kord saada kätte selle igavese elu krooni taevas. Selleks, et meie viimne lugu ei oleks mitte halvem kui esimene, vaid see võiks olla Jumala hea ja armulist tahtmist mööda mõõtmatult parem kui esimene. Meie esimene lugu on see, et me olime patu tõttu saatana orjuses. Aga meie viimne lugu võib olla see, et me elame tõelises vabaduses Jumala
laste kirkuses. Tema laste kirkuses, tema armuväe läbi, tema armastuse läbi, kelle poole me võime alati oma silmad tõsta, teades, et tema tõmbab meie jalad võrgust välja.